Tervist! Oleme praegu siin Veeriku ostukeskuses Tartus ja siin on meie üks Veefishi kauplustest. Täna räägime juttu siin Karliga, kes siis natukene räägib meile latika püügist ja näitame teile korra poodi ja teeme siis Karliga tutvust. Nii, no tere Karl! No tervist! Kuule, räägi meile nüüd natukene latika püügist. Ma näen, et siin on leti peal juba mingisugune varustus väljas. Miks sa siia ühe või teise asja oled valinud ja tutvusta natukene seda lähemalt? Jah, latika püük siis sisuliselt jaguneb kaheks. On tonkapüük tonkaridvaga ja fiidripüük fiidriridvaga. Saab ka kombineerida, püüda fiidriridvaga nii tonkat kui ka fiidripüüki siis. Miks ta niimoodi kaheks jaguneb? Ongi siis, et fiidripüük on söödakorviga, viskad sööta alla ja loodad, et kala tuleb sinu söödaplatsile, sinu sööta võtma. Ja teine on siis tonkapüük, kus tina istub põhjas ja tinast tulevad üles lipsud, mille otsas voolu sees siis liiguvad ussid. Et kui kala on lennus, et siis toimib tonka. Ja fiidriridva ja tonkaridva vahe ongi sisuliselt see, et tonka on siuke jäik kaigas ja fiidril on hästi tundlik ots, mis siis annab sulle selle võtu hetke siis nagu ilusti edasi. Ja Emajõel latika püügil tinad võiksid olla tonka püügil siuke 80 miinimum kuni isegi 150 mingites olukordades, näiteks kevadel kõrge veega. Seotud valmis ka üks rakendus. Võid korra seda natukene lähemalt näidata ja mis siin see põhimõte sellel sidumisel on, mida siin üldse nagu kasutanud oled või millest sa selle siis kokku paned? Tegemist on siis kõige lihtsama fiidri rakendusega, kus siis pealiin, mis siin jookseb, peale on pandud libisema korv. Ja seda korvi peatab siis pöörel ja mille pöörle otsa on seotud siis lips koos konksuga. Konksu otsa läheb siis sööt, korvi sisse läheb see peibutussööt, mis kala kohale meelitab ja siis loodetavasti leiab ta sealt põhjast ka sinu konksu, kus on ussike või tõugud otsas. Et põhimõte ongi see, et kui sa ta jõkke sisse viskad, korv läheb põhja, korvist hakkab vaikselt sööt välja tulema ja söödastatud konks vool kannab ta ise alla voolu. Ja siis see sööt hakkabki siit põhimõtteliselt sinna konksu poole liikuma ja latikas lõhna järgi leiab ta siis ülesse. Tonkapüügil siis on pigem see visuaalne efekt, et see uss seal vees hõljub ja keerleb ja meelitab seda kala siis visuaalselt. Täiustused sinna konksu otsa leiate ka siit nüüd poest. Nii, ja siin on siis fiidripüügiks valmis rakendus, mida siis Karl siin ka sidumisel nagu kasutas. Valmis lipsud meetrise tamiiliga konksu otsas. Ja kui tahta tonka rakendust ise siduda, siis sobivad sellised kolmikpöörlad, 3 siuksed suunalised. Ja tonka püügil enamasti mina kasutan lihtsalt valmis poerakendust, kõige lihtsam ja toimib väga hästi. Rullid, siin on siuke, mõlemad on tegelikult fiidrirullid peale kirjutatud, aga saab püüda ka nii tonkat kui fiidrit. See on siis odavam variant koos tamiiliga 25 €. See on tsipa kallim ilma tamiilita ja 49 €. Nii, aga see fiidriridva komplekt, kui nüüd panna siia rull, korv, tamiil, mis see suurusjärk, see hind võiks olla? Et ma saan aru, et see fiidriridva on nagu universaalne, et sa saad sellega teha ka tonkapüüki. See on võib-olla nagu isegi mõistlikum lahendus, kui sa tahad nagu mõlemaid variante nagu katsetada. Aga mis ütleme hinnavahemikus sa selle komplekti kokku paneksid? No ma ütleks, et fiidriridva iseenda saab siuke 50 kuni 80, et 80 oleks siis
natuke parem ja 50 siis sihuke odavama otsapoolne. Ja rull sinna juurde ei ole vaja alguseks kindlasti midagi erilist, et seesama, ma arvan, 25-eurone rull valmis tamiiliga sobib hästi. Et sisuliselt lähebki sihuke alla 100 euro, ma ütleks, ja sa saad juba ridva, rulli, tamiili kätte ja võib-olla siis need korvid, asjad juurde kuni 100 eurot, ma ütleks, ja saad täitsa asjaliku asja. No näete, selleks, et minna kalale, ei ole teab kui palju vaja iga kord. Aga aitäh, Karl, sulle selle põgusa tutvustuse eest ja tulge meie Tartu kauplusest läbi ja minge kalale. Karl, jah, jõudsime täna Emajõe äärde. oleme kohal Emajõe ääres. Ja mis me teeme siin? Hakkame tonkaga latikat püüdma. Arvad, et tuleb ka? Võiks ju tulla. 12 asjapulka on ka siin. Ilm on soe ja Vaatame, kas saame ka midagi. jah, proovime. Nii, põhimõtteliselt on mul siin pealiin. See on siia kohe ühe selle kolmikpöörla otsa. Lisaks on mul siin veel 2 lühikest tamiilijuppi, mida vahele panna, et järgmist kolmikpöörlat siduda ja siis veel tina kõige otsa. A trossi ei panegi vahele või? Ei pane trossi vahele. Kuigi on juhtunud, et õuussi otsa on ka auk tulnud. Ja siis mõtlesin küll, et võiks tross vahel olla, aga latikale see ei meeldi. Ma olen linaskit püüda, et ta saab ussi ka. Jah, mul oli ka linaskit püüdes. Korgi õngega. Nii, kui mul on see üks siia vahel, siis ma võtan siit siuksed, no mingi 30-40 senti tamiilijupi. Ja see on selle veel siia kolmikpöörlale otsa. Oi. No, nüüd ka varas mul ei ole, kas on. Nii, et ta jääb siia põhimõtteliselt sedasi vahele, et see 2 otsa on nagu ühendatud ja siis siia selle 3. ristipidi otsa külge tuleb siis lips koos konksuga. Nii, siis on umbes nii pikk, no ongi mingi 30-40 senti. Siia paneme järgmise kolmikpöörla. Siis veel väike jupp tamiili siia otsa, mille otsa tuleb siis lõpuks tina. Erinevad raskused ja asjad kaasas, konksud. Kõiki asju saab ikka VFS-i kauplusest osta. Nii. Nüüd ongi siuke, et kõige all on tina.
siis sellest 30 senti ülevalpool on kolmikpöörel, sellest veel 30-40 senti ülevalpool on teine kolmikpöörel. Ja nüüd nende kolmikpöörlate otsa tulevad siis lipsud konksudega ja need peaksid olema siis mitte liiga pikad, et nad omavahel sassi ei läheks, et see maksimumpikkus võikski olla tast siit kuhugi siia poole maani selle järgmise kolmikpöörlani. Et kui ta siia täitsa selle alla välja ulatub, siis ta hakkab siia takerduma selle teise kolmikpöörla külge. Nii. Nüüd oled saanud need asjandused otsa oma süsteemid. Nii, kõige all tina, kolmikpöörel, mille otsas ripub konks. Siis natuke maad edasi veel üks kolmikpöörel ja veel üks konks. Nüüd ei olegi ussid otsa ja jõkke. Nuga, midagi on? Ühtegi asja ei ole, kõike tärdega. Sa, Joonatan, ujuma lähed täna või? Hästi voksad siis lähe. Mis see summa olema peab? Mitu kala kätte peab saama, et sa ujuma läheks? No 3 võin minna. Ära ka suitsetad siis lämme. Kuulsid, 3 seda suitsulatiket ja siis ta läheb. Ma saan 2 tükki korraga. Aga Joonatan, mõtle, kui sa peadki minema, sa lähed ka või? Võin minna. Okei, mees sõnast. On ja Karl? Jah, härjal sarvist. Kevadel juhtus selline asi, et siit samast nurga tagant tonkaga latikapüügi käigul tuli 13-kilone lõhe otsa. Mina pole kalal kunagi alkoholi tarvitanud, mitte kunagi. Ma pole kunagi kala suurusega liialdanud. Ma sain Puurmanist ükskord 2-meetrise sarja. Uskumatu. Ega muud kui jõkke. No nii. Karl, mis sul see latika rekord on siis? Midagi erilist ei ole. Tegelikult püüdsingi ta seesama aasta. Nii. 2,1 kilo oli. Ja. See on täitsa kena. Jah, Mul on 23. 23 kilo. Okei, aga lisaks latikapüürile räägi, Karl, millega sa tegeled või? Sa oled nüüd meie Feefissi Tartu poes oled sa spetsialist, aga ma saan aru, et sa õpid ka? Jah, paralleelselt kalastuspoes töötamisele õpin siis ka Eesti Maaülikoolis kalandust ja rakendusökoloogiat. Okay. Et sisuliselt jah, pooled ained on kalandusest ja kalakasvatusest. Praktika välja näeb? No kusjuures mul lubati praktikaks kirja panna meie sama poetöö, et ma eraldi praktikale nii-öelda ei pidanud minema, aga me oleme käinud igast kalakasvatustes, väiksematel lühikestel praksidel ja põlulas käisime, vaatasime, kuidas lõhesid, tuuresid ja siigesid kasvatatakse ja saime nendel lõhe noorjärkudel neid rasvauimesid ära lõigata, et neid märgistada. Ja... Okay. Teet Krauset ka tead, jah? Teet Krauset tean hästi, jah. Ta oli mul ka ülikoolis lõputöö juhendaja. Ma tegin ka kalandusest, tegin lõputöö kunagi. Aga noh, see oli juba väga ammu. Ja no Teet Krause siiamaani annab aineid, jah? Annab aineid, jah. Ei, siuke väga asjalik vana. On, teab palju. Õpetas meile kõik, kuidas latikal ja nurul vahet teha. Ja need praktikamid on kustumatu mälu. Ja, meil ka. Nii, aga mis me peame tegema, et see latikas võtaks? See ülikooli haritud kalamehe seisukohalt. Et mina viimasti vist tonkatasin, ma pakun välja, et 10 aastat tagasi, nii et kui sa oled see aasta just või eelmine aasta latika rekordit uuendanud, siis nüüd kõik need nii-öelda saladused kuulaks ära. Ega otseselt midagi õigesti või valesti ei saagi teha, et kui sul see tonka rakendus on vees, siis tuleb lihtsalt loota, et selja taha saab küll. Selles osas oled sa nii kindel. Jah, et tegelikult peabki õigel ajal õiges kohas olema, et nii palju, kui ma kuulnud olen ja ise kogenud, siis
siin praegu ei pruugi kala olla, aga näiteks 100 meetrit ülesse või allavoolu mehed võivad ketti tõmmata nii-öelda, et aga mingid kellaajad ka, kus hommik-õhtu on vist parem latikale? Pigem ma olen aru saanud, et hommikul on see latika. Jah, varahommik ja no kevadel see täitsa öösel püütakse. Siis kui see latika kuderänne, kui nad on ära kudenud ja hakkavad tagasi Peipsi poole ajama, siis täitsa öösel püütakse fiidriga kõige edukamalt, et 100 latikat tööga ei ole mingi ime. Vist latikul on mingi piirarv, kui palju püüda tohib? No päevas 15 võid kaasa võtta, aga no osad käivad niimoodi, et ühel päeval tulevad, püüavad öö läbi ja kui kell kukub, siis nii-öelda võib 15 veel võtta, et tulevad õhtul kohale, hommikul lähevad, siis on justkui nagu 2 ööpäeva kalad, aga... 10 päeva jutis on 150 kilo või? Jah. 150 latikat. Jah, 150 latikat. No kunagi oli see probleem, et tuldigi külmutusautoga jõe äärde ja püüti auto kalu täis ja siis mindi müüma, et seda ära hoida, siis need piirangud peale pandi. Ja, sõbrad lätlased ka. Sõbrad lätlased, jah. Kuigi eks see käib siiamaani, ise nägin ka see kevad, kuidas viidi Sumbatees latikat, kus oli vähemalt, ma arvan, 30 latikat ära ja siis püüti edasi. Viidi autosse ära ja... Nii, nägid, viskas ülemust. Sassi läheb joonet, tule nüüd siia poole oma õngega ja kerida välja siit poolt, sest muidu läheb minu omasse sisse. No selge. Muidugi keegi võib asjata maha vahel. Muidu hakkab igav. Sa viskad, sa pead viskama 2 tonka vahele, vaata. Või siis sa võid siit ka püüda, siis saad visata otse sinna. Aga kerida välja praegu, sest ta on mul sees, ma näen, liigutab. Ja viska uuesti. Kuule, äkki lähed küsid paar latikat selle naabrimehe käest ja viskad suitsu? Peremees, laenad korra ühte latikat? No võta. Rait tema sulle. Sõrraks mullilaadil kuhuva. Näh, peremees, näed, kala see valmis. Assa poiss. Oh. Joonatan, sest saab asja küll, pole midagi öelda. Naabrimehe püütud. Tuleks ise ka mõne kinni püüdma. Käed kuulaga. Just.